Tere, armsad raadiokuulajad! Mina olen Harri Raudvere ja täna jätkame eelmisel laupäeval alustatud saatesarja teemadega, mis on võetud elust enesest. Nii nagu ka eelmises saates öeldud sai, olen võtnud analüüsida Eesti Vabariigi peaministri härra Andrus Ansipi unistuse, kus eestlased peaksid kuuluma oma elatustasemelt 5 jõukama rahva hulka. Usutavasti teame me ka kõik, mis asi on jõukus ja kuidas jõukad elavad. Ning sellepärast ei ole ka mõtet sellel rohkem peatuda. On ju ka vanasõna ilusasti määratlenud, et mis vaesel imelik, see rikkal loomulik. Kui me teame, mis asi on jõukus, või oskame seda iseenda vaimusilma eest läbi lasta. Aga kas me siis ikkagi oskame kirjeldada vaesust ja vaeseid? Kas me oskame seda protsessi määratleda objektiivselt? Kas näiteks inimene, kellel puudub vaba raha, aga kes samas omab korraliku maja või maad või koguni metsa, on ikkagi vaene? Kindlasti ei ole need inimesed vaesed. Nad omavad väärtusi, mida on võimalik vahetada raha vastu, ja seega on neil eeldust tarbida. Nii ongi, et paljudel juhtudel ajame segi likviidsusdefitsiidi ja vaesuse. Aga kui tõesti ei ole enam mitte midagi ning elu tahab elamist, mis siis? Ma arvan, et täna vaatlemegi veidi põhjalikumat vaesust ja sellega seonduvat. Sest kuidas me saaksime jõukaks saada, kui me ei suuda määratleda vaesust ning sellest vabanemise teid? Me võtame oma arutluse aluseks tänased klassikalised käsitlused, mis on kirjeldava iseloomuga ning annavad vaesuse olemusest küllaltki täpse pildi. Samas tuleb aga tõdeda, et vaesusprobleemide leevendamiseks ning koguni likvideerimiseks ei piisa sellest sotsiaalteaduslikust käsitlusest kohe kindlasti. Sest kui kõik oleks nii lihtne, siis oleks vaesus meie ümber ammu ilma kadunud ning kahjuks ta täna seda veel ei ole. Vaesus on saatnud ju inimkonda aastatuhandeid ja võib-olla veel rohkemgi. Ei ole saadud vaesusest ei üle ega ka ümber. Vaesusel, nagu igal heal või halval lapsel, on mitu nime ja ka kirjeldust, olenevalt sellest, kuidas me seda käsitleda soovime. Ühiskonna seisukohalt on vaesus vaieldamatult sotsiaalprobleem number 1 ja väljendub teatud elanikkonna rühmade materiaalsete ressursside ebapiisavusest tingitud ilmajäetuses, mis jätab nad ilma ühiskonnas hädavajalikuks peetud elustandarditest ning sotsiaalmajanduslikust osalusest. Aga indiviidi seisukohalt lähtudes, see võib olla ka leibkond, võib olla ka sotsiaalne grupp, on vaesus lihtsalt sotsiaalmajanduslik seisund, mis ei võimalda rahuldada subjekti esmaseid füsioloogilisi ega ka sotsiaalseid vajadusi. Vaesust vaadeldakse või kirjeldatakse tavaliselt 2 aspektist lähtuvalt. Üks on absoluutne vaesus ja sellisel puhul me nimetame absoluutseks vaesuseks olukorda, kus indiviidi, leibkonna või sotsiaalse grupi käsutuses olevate ressursside tase on minimaalsest elustandardist madalam. Suhteliseks ehk relatiivseks vaesuseks nimetame olukorda, kus subjekti ressursside tase on ühiskonna liikmete keskmisest ressursitasemest tunduvalt madalam. Ühesõnaga, kui inimesel on midagi, siis on seda vähem kui igal keskmisel inimesel. Nii nagu ma eelnevalt ütlesin, on vaesus tänapäeva maailmas üks olulisemaid sotsiaalprobleeme, mis ei mõjuta üksnes vaesusesse sattunud inimest, vaid pidurdab kogu ühiskonna arengut. Vaesus on üks peamisi indiviidi ühiskondliku osalust takistavaid tegureid, mis pärsib inimese majanduslikku toimetulekut, suurendab sotsiaalset isolatsiooni ning võõrandumist võimust. Indiviidi nõrgenenud side ühiskonnaga
tekitab passiivsust ja allumatust ning nende tagajärjena suutmatust seista oma õiguste eest. See olekski vististi lihtsustatud selgitus, miks valitseval eliidil ei olegi erilist soovi vaesust likvideerida. Ega ole reaalselt seda vist ka kunagi olnud. Sest oma õiguste eest seista mitte suutev kodanik on eelkõige manipuleeritav. Ja kui vaesusele lisandub veel puudulik haridustase, ongi valmis loomalik mass, kes on nõus minema tapma leivapaluks eest teisi rahvaid, hävitama võõrast kultuuri ning vihkama kõike seda, mis on kujutatud neile ohuks. Siit saamegi vastuse küsimusele, miks lähevad USA sõdurid vabatahtlikult Araabia maailma viima oma kultuuri ja demokraatiat ja meie omad samuti. Lihtsalt sellepärast, et nad on vaesed ja manipuleeritavad. Vaesed inimesed elavad ilma fundamentaalse tegevus- ja valiku vabaduseta, mida rikkad peavad loomulikuks. Vaestel puudub sageli adekvaatne toit ja peavari, haridus ja tervis. Need on ilmaolekud, mis takistavad vaesematel inimestel elamast sellist elu, mida nad hindaksid. Vaesed seisavad silmitsi viletsa tervise, majandusliku nihke ja ka loodusõnnetustega. Sageli koheldakse vaeseid halvasti ka riigi ja ühiskondlike asutuste poolt. Vaesed on võimetud mõjutama oma elu ning langetama soovitavaid võtmeotsuseid. Kõike seda me nimetame vaesuse dimensioonideks. Vaesuse olemuslikke põhjuseid on loomulikult palju analüüsitud ning suured ja tähtsad sotsiaalteadlased on olnud vaesuse käsitlemiseks erinevaid teooriaid. Nii on keegi kodanik Peter Townsend jaganud vaesuse pärinemise teooriad 7 rühma. Ühte rühma kuuluvad vähemusgruppide teooriad. Townsend väidab, et vähemusgruppide teooriad lähtuvad varasematest empiirilistest uuringutest ja samuti väidab ta veel, et vähemusgruppide teooriad ütlevad järgmist. Vaesust saab ja peab uurima ainult läbi nende gruppide, kes elavad otseses vaesuses. See on küllaltki omapärane käsitlus, sest siis oleksid vaesed nagu isoleeritud inimeste grupp isoleeritud ühiskonnas, kus väliskeskkonna mõjud nagu ei mõjutakski neid, ei muudaks neid rikkamaks ega ka vaesemaks. Vaesuse subkultuuriteooriad tulenevad antropoloogilisest, sotsioloogilisest ja kultuurilistest uuringutest. Uuendatud kujul on seda esimesena kasutanud Oscar Lewis, kes on avaldanud palju selleteemalist kirjandust. Selle teooria pooldajad väidavad, et olenemata asukohast on olemas märkimisväärsed sarnasused alamklassi perestruktuurides, inimestevahelistes suhetes, ajaorientatsioonis, väärtushinnangutes, kulutamismudelites ning ühiskonna tähenduses üldse. Loomulikult on see nii, sest juba nõukogudeaegne loosung kõigi maade proletaarlased ühinege kinnitas, et olenemata asukohamaast seovad teatud klassikuuluvusega inimesi ühesugused probleemid, mis eristavad neid teise klassi kuuluvatest inimestest. Ühesõnaga meie vaestel on Ameerika vaestega palju rohkem ühist kui Ameerika rikastega, meie rikkuritest rääkimata. Kuigi Ameerika vaene võib olla meie vaese kõrval rikkam, kuid vaevalt see ka nii on. Deprivatsioonitsükli teooriad tulenevad seevastu vaesuse subkultuuri teooriate ülevõtmisest Suurbritannias. Keegi Sir Kate Joseph, kes oli juhtumisi Suurbritannia sotsiaalteenuste riigisekretär, tõdes juba 1972. aastal deprivatsiooni püsimist ühiskonnas vaatamata elustandardite üldisele paranemisele. Ta väitis, et ühe põlvkonna probleemid näivad iseenesest taastootvat ka tulevikus. Ühesõnaga, inglased avastasid, et kui sa oled vaene, siis vaeseks pead sa ka jääma ja kindlasti ka jääd.
vaeseks jäävad sinu lapsed, aga et sa ilusasti ja rahulikult tööd teeksid ning isamaad teeniksid, luuakse lohutus või mitte ei loo, vaid võimendatakse müüti ajalehepoisist, kes sai miljonäriks. Kahjuks ei kajasta see kena lugu absoluutarvudes verivärskete miljonäride hulka. Klassikalised majandusteooriad on vaesuse tõeliselt omaks võtnud alles viimasel ajal. Üldiselt kinnitavad majandusteooriad, et arenenud turumajanduses on täiuslik konkurents ja turutasakaal piisavaks eelduseks, et tõestada tugevat sidet sissetulekute ning marginaalse produktiivsuse vahel. Ma olen veendunud, et see on äärmiselt ühekülgne käsitlus, sest administratiivselt ei ole võimalik globaalsetes mastaapides turgu tasakaalus hoida. Tooraine ressursside piiratus korrigeerib varem või hiljem seda soovi ning ka erinevate ringkondade poliitilised ambitsioonid on määrava tähtsusega. See olukord on teoreetiliselt võimalik ainult siis, kui me elame ülemaailmse valitsuse taktikepi all, kes siis otsustab, kellel siin maamunal on õigus eksisteerida ja kes peab kaduma. Need tänased ja just nimelt ühiskondlikud ja ametlikult tunnustatud majandusteooriad teenivad selle eest suurepäraselt eliidi huve ning on ka meie valitsevad poliitilised ringkonnad oma haardesse võtnud või siis vastupidi. Igatahes ülistus tururegulatsiooni ainuõigele käsitlusele ainult suurendab sotsiaalset ebavõrdsust ning loob juurde uusi vaeseid. Erinevalt klassikalisest majanduslikust käsitlusest pööravad tööturu ja radikaalsed teooriad tähelepanu asjaoludele, mis määravad palgataseme läbi tööjõuturu aspektide, milleks on ametiühingud, tööandjate monopoolne võim ning riigi interventsioon, mis välistavad täiusliku konkurentsi tööjõuturul üldse. See käsitlus meenutab Pimentat, kes elevandi saba katsudes väitis, et elevant ongi nööriüpi sarnane. Nii piiratud on nende teoreetikute arusaam või käsitlus vaesuse regulatsiooni mehhanismidest. Ebavõrdsuse sotsioloogilised käsitlused kontsentreerivad tähelepanu ebavõrdsusele kutsealades ning võimus. Eraldi tuleks vaadelda üldteooriaid, nagu seda on Karl Marxi ja Max Weberi omad, mis loovad tausta sissetulekute ebavõrdsuse seletamiseks, kas siis ühes kindlas ühiskonnas või ühiskonnatüüpide vahel üldse. Karl Marx, kes tuntuima teoreetikuna on vaieldamatult paremini üldistanud majandusprotsessi tervikuna. Marxi järgi on inimeste poolt teostatavas sotsiaalses tootmises kindlalt möödapääsmatud suhted, mis ei sõltu inimese tahtest. Need tootmissuhted vastavad nende materiaalsete tootmisvõimete teatud arengutasemele. Nende tootmissuhete terviklikkus moodustab ühiskonna majandusliku struktuuri, tegeliku baasi, millele kerkivad juriidilised ja poliitilised pealisehitised ja millele vastavad sotsiaalse teadlikkuse kindlad vormid. Materiaalse elu tootmisviis määrab elu sotsiaalse, poliitiliste ja vaimsete protsesside üldiseloomu. See pole inimeste teadlikkus, mis määrab nende olemise, vaid vastupidi. Nende sotsiaalne olemine määrab nende teadlikkuse ja tundub, et see on õige. Ja Max Weberi järgi on võimalik eristada 3 sotsiaalse kihistumise viisi. Nendeks on majanduslik kihistumine, seisuslik kihistumine ja poliitiline kihistumine. Just Max Weberi sotsiaalse kihistumise viisidel peatume põhjalikumalt, kui hakkame konkreetsemalt vaagima ühiskonna arengudünaamika eripära postsotsialistlikus Eestis. Ebavõrdsuse ning vaesuse funktsionalistlikud seletused puudutavad arutelu eliidi väärtushinnangute teemal, baseerudes funktsionalistlikel väärtuskäsitluse hüpoteesidel ametialaste erinevuste funktsionaalset tähtsusest lähtuvalt. Mille poolest see erineb ebavõrdsuse sotsioloogilisest käsitlusest, ei oskagi päris täpselt öelda, sest oma olemuselt
võib neid kõiki paigutada ühise nimetaja alla. Vaesusest rääkides peame alati arvestama, et vaesus ei ole absoluutne mõiste, vaid on alati suhteline, sest on mõjutatud konkreetse ühiskonna arengutasemest, kultuurist, traditsioonidest ja paljudest muudest teguritest. Vaesuspiiri määratlemine lähtub seisukohast, et vaene on inimene, kelle ressursid ja võimalused on väiksemad tasemest, mida vaadeldavas ühiskonnas ja kujunenud kultuuritraditsioone arvestades peetakse normaalseks ning mis on kättesaadav enamikule ühiskonna liikmetele. Uskuge, et ka miljoneid kroone maksev Ferrari on teoreetiliselt kättesaadav kõikidele ühiskonna liikmetele. Ja kui meedia seejuures iga päev rõhutab, et vaesed on just nimelt need ühiskonnaliikmed, kes seda autot ei oma, siis ühel päeval või ühel hetkel hakkate ka teie ennast tundma vaesena, olenemata sellest, et muidu oleks teil kõik nagu hästi. Kui rääkida vaesuse põhjustest, siis tavaliselt jaotatakse need 3 sfääri: isikulised, kultuurilised ja struktuurilised. Vaeste hulka sattumist on seostatud psühholoogiliste tegurite ja intelligentsitaseme erinevustega. Levinud on ka arvamus, et vaesust hoiab alles vaesuskultuur, mida kantakse edasi põlvkonnalt põlvkonnale. Sellest järelduvalt, et kui su vanemad olid vaesed, siis sinu ootused elule ei võimaldagi saada rikkaks, sest sinu ümbritsev keskkond seda lihtsalt ei soosi. Ega kõnekäänd ilmaasjata ütle, et kus on, sinna tuleb alati juurde ja kus ei ole, sealt võetakse ka viimane ära. See tõetera on jällegi küllaltki oluline mõistmaks takistusi ühiskondliku rikkuse suurendamisel keskkonnas, mis on tervikuna vaesuskultuuri kütkes ning mille käitumismallid on seotud trendipoliitikaga. Eriti kontrollib trendipoliitika noori, kus eristumine tugineb ka kindlatele reeglitele, olles mõjutatuna sotsiaalse kuuluvuse iseärasustest. Nii nagu ma eelnevalt märkisin, on vaesusel vähemalt 3 määratlemise viisi. Absoluutne vaesus, mis oli ressursside puudumine vaesuspiiri suhtes. Suhteline vaesus, mis on olukord, kus subjekti ressursside tase on ühiskonnaliikmete keskmisest ressursitasemest tunduvalt madalam. Ja subjektiivne vaesus, mis põhineb inimese enese hinnangul. Kui inimene ise hindab ennast vaeseks, või ikka mitte toime tulevaks, siis kindlasti seda ta ka on. Kui vaadelda vaesuse jagunemist sooliselt, siis naiste seas on vaeseid rohkem kui meeste hulgas. Eriti tõsine on vaesuse roll arengumaades ja Ida-Euroopa riikides. Naised moodustavad hinnanguliselt 70% maailma vaestest. See on tingitud globaalsest majanduslikust arengust, sest naistele langeb lisakoormus majanduslike võimaluste ja autonoomia puudumise, samuti maaomandi ja pärandi saamisel tehtavate takistuste tõttu. Aga samuti ka hariduse ja tugiteenuste ning naiste liiga väikese osavõtu tõttu otsuste langetamisel. Kuigi kaasaegse infoühiskonna tekke on toonud kaasa globaliseerumise ja majandusliku integratsiooni, toimub ometi teatavate piirkondade eristumine, mis on eriti oluline vaesusprobleemi seisukohalt. Selle iseloomulikuks asjaoluks on see, et heaolu erinevused arenenud ja arengumaade vahel kasvavad. Rikkad riigid muutuvad järjest rikkamaks ja vaesemad järjest vaesemaks. Tänases maailmas on vaesuse kese koondunud Aafrika riikidesse. Vaesuse kui esmase ning suurima sotsiaalprobleemi leevendamiseks on Ühinenud Rahvaste Organisatsioon andnud välja deklaratsiooni, mis kirjeldab vaesuse vastu võitlemise ülesandeid. Toome välja siit olulisemad. Juurida välja äärmine vaesus ja nälg, saavutada ülemaailmne algharidus, edendada soolist võrdõiguslikkust ja naistele õiguste andmist, vähendada laste suremust, parandada naiste tervist, võidelda AIDSi, malaaria ja teiste haiguste vastu, kindlustada keskkonna säästlik majandus,
ja nii edasi ja nii edasi. Nagu me võime sellest loetelust näha, on eesmärgid deklaratiivsed ja ei vasta kaugeltki ühe korraliku ja ratsionaalse tegevusplaani nõuetele. Oma olemuselt on vaesus mitmemõõtmeline ja ulatub väljapoole rahalist sissetulekut, haarates nii haridust, tervishoidu, toitumist, kuritegevust, vägivalda, abitust, sõnaõiguse puudumist ja veelgi palju muud. Seetõttu on vaesuse vähendamine sotsiaalne transformatsioon ja see vajab hoopistükis laiaulatuslikumat raamistikku ning ühiskondlike suhete õigesti kirjeldamist, kus põhjus, tagajärg ning nendevaheline põhjuslik seos on hoomatav ja täpselt käsitletav. Järgmisel laupäeval käsitleme konkreetsemalt vaesuse tagajärgi ning otseseid riskifaktoreid, mida arvestamata ei ole mõtetki rääkida rikkamast ühiskonnast. Sellisest ühiskonnast, kus me tunneksime end kõik turvalisemalt ning inimväärselt, olenemata soost, rassist või siis sotsiaalsest päritolust. Seniks soovin teile kõik ilusat ja kohtumiseni järgmisel laupäeval, samal ajal. Saade on salvestatud 2006. aastal.